Tõesti kiireloomulised uudised. Venemaa on alustanud sõda Euroopa vastu juba avalikult. Vladimir Putin kogus salateenistused ja sõjaväelased salajasele koosolekule ning andis neile ülesandeks 2026 aastaks NATO ja EL seespoolt lagundada. Venemaa välisminister Sergei Lavrov teatas kohe, et Venemaa, tsiteerin, muudab oma meetodid palju karmimaks, et hävitada lääne sõjalist infrastruktuuri ja tehaseid, mis aitavad Ukrainat. Vladimir Putini ideoloog Aleksandr Dugin kutsus avalikult üles valmistama riiki ette tuumasõjaks läänega ning Moskva ja Peterburi elanikke ümber asustama. Ja siin on teile huvitav kokkusattumus. Euroopa Liidus plahvatas 3 päeva jooksul müstiliselt 2 sõjatehast korraga, mis on otseselt seotud relvade tarnimisega Ukrainasse. Ja NATO hävitajad turistasid teist korda alates suve algusest drooni alla Lätis. Samal ajal kui Rootsi, kes on aastakümneid juhtinud täieliku tuumarelvadest loobumise liikumist, on juba avalikult hakanud rääkima oma enda tuumarelvadest, mõistes, kes on tema lähedane naaber. Ja see kõik toimub just siis, kui Kreml ise eskaleerib oma retoorikat avaliku sõjakasuks Euroopaga. Üldiselt, selles saates vaatame iga fakti eraldi läbi ja paneme kõik paika. Minu nimi on Aleksei Petsi, arutame seda teemat koos, aga enne kui alustame, palun tellige see YouTube'i kanal, me liigume 300 000 tellija poole. Seega olen tänulik iga teie tellimuse eest. Niisiis, New York Times kirjutab täna, et detsembris 2025 kutsus Vladimir Putin kokku erakorralise jõustruktuuride ja eriteenistuste koosoleku ning nõudis neilt NATO ja EL-i sisemist lagundamist. Ja New York Timesi andmetel viiakse täna NATO ja EL-i sisemise lagundamise ülesannet ellu vähemalt 2 suunal. Esimene. Alates sellest sügisest võib Vladimir Putin proovida NATOt lõhestada ja testida alliansi liikmete otsustavust üksteist kaitsta, sooritades piiratud rünnaku ühe riigi vastu. Sellisele järeldusele jõudis USA luure. Ohud ulatuvad tema hinnangul küberrünnakutest kuni katseteni okupeerida riiki tundmatute relvastatud rühmade abil. Mõeldakse rohelisi mehikesi. Kuni piiratud sissetungini NATO idatiiva riiti. Teine suund. Teine on Moldova destabiliseerimine. New York Timesi andmetel on see Moskva jõupingutuste keskmes, mille eesmärk on õõnestada Euroopa Liitu ja Põhja-Atlandi allianssi. Nagu lääne luureteenistuste esindajad rääkisid, on Kremlis prioriteetide hierarhias esikohal siiski Ukraina täielik vallutamine ja hõivamine. Ja teisel kohal on kontrolli kehtestamine Moldova üle, sest sellel riigil on strateegiline asend, piirnedes ühelt poolt Ukrainaga ja teiselt poolt Euroopa Liidu ja NATO riikidega. Ja kui Venemaa destabiliseeriks Moldova, muutuks see platvormiks edasiseks agressiooniks lääne vastu. Ja siin on juba konkreetsed näited Moldova destabiliseerimisest olemas. Märtsis löök Ukraina pihta. Ukraina hüdroelektrijaam Moldova piiri lähedal põhjustas ulatusliku veevarustuse saastumise mõlemas riigis. Seejärel tabasid Vene droonid Lääne-Ukrainas kõrgepingeliini, mille kaudu Moldova saab kuni 70% elektrienergiast, mis põhjustas ulatusliku elektrikatkestuse Moldovas. Ja nüüd Saksamaa relvajõudude peainspektor kindral Karsten Breuer kinnitas, et NATO riikides toimuvad, tsiteerin, hübriidrünnakud iga päev, eriti idatiival. Tema sõnul Venemaa korraldab üha rohkem operatsioone hallis tsoonis eesmärgiga destabiliseerida Euroopa valitsusi ja institutsioone ning kasutab süstemaatiliselt droone nõrkade kohtade tuvastamiseks. Tema sõnul hoolimata jätkuvast sõjast Ukrainas suunab Venemaa juba oma majandust ja relvajõude ümber, valmistudes ulatuslikumaks konfliktiks läänega. Kõnekas on ka üks detail selle kohta, kuidas see praktiliselt toimib.
ühe Balti riigi luureteenistuse töötaja rääkis Reutersile, et Vene sõjavägi ja eriteenistused plaanivad võimalikku lavastatud rünnakut, kasutades Ukraina päritolu droone. Ja siinjuures luureametnikku ei muretse niivõrd selle lavastuse võimalikud tagajärjed, kui poliitiline kaos, mida see võib põhjustada NATO juhtkonnas. Kui Euroopa riigid ja USA hakkavad vaidlema, kas reageerida sellele intsidendile ja kui reageerida, siis kuidas? Ja just selle taustal teatas Venemaa välisministeeriumi juht Serjožka Lavrov avalikult, et Venemaa suurendab rünnakuid Euroopa vastu. Edasi tema tsitaat. Me muudame oma meetodid palju karmimaks, et hävitada kõik, mis lääne poolt toidab Kiievi sõjamasinat. Ja me juba teeme seda. Nad hakkavad juba oigama. Just sellepärast kostab üha rohkem hääli meie ühise ruumi erinevatest paikadest, mis kutsuvad üles lõpetama sõda Ukrainas, kuid see ei juhtu lähiajal. Nii et Lavrovi sõja laiendamise põhjendus kõlab peaaegu nagu mingi sektandi üleskutse. Teate, see on nagu religioosne kutse, et kõik tõuseksid ja läheksid pühasõtta. Jällegi Sergei Lavrovi tsitaat. Kui me nüüd äkitselt peatuksime kontaktjoonel, lubaksime me sisuliselt tühistada oma vanaisade ja vaarisade kangelasteo, kes võitsid natsismi. Seda pole isegi võimalik kaaluda. Jutt käib meie vastutusest Venemaa riigi 1000-aastase ajaloo ees. Samal ajal tunnistas ta, et juba 5. aastat kestva täiemahulise sõja tõttu kannatavad ja hukkuvad inimesed ka Venemaal. Kuid sõjategevus tuleb lõpetada alles siis, kui on olemas pikaajaline, usaldusväärne ja stabiilne lahendus. Vene ivanid surevad püha eesmärgi nimel, mitte niisama. 1000-aastase ajaloo kaitsmine, mille on välja mõelnud Vladimir Putin. Ehk siis, saate aru, Venemaal ehitatakse praegu ideoloogiat sellele, et jah, on raske, jah, te surete, jah, surevad Vene ivanid, jah, äri ja oligarhid jäävad jah isolatsiooni, aga vähemalt me võitleme venelaste 1000-aastase pesemata riigi ajaloo eest. Huvitav on see, et Lavrov eraldi, teate, ta on muidugi selline tähtis, ajab suled puhevile, aga siis natuke rahunes maha ja märkis, et Venemaa ei esita USA-le ultimaatumit Kiievile luureandmete edastamise kohta, mida kasutatakse rünnakuteks Venemaa territooriumi sügavusse. Selle asemel saatis välisministeerium USA riigidepartamangule vastavad küsimused. Umbes nii, et öelge meile, kas te tõesti annate neile luureandmeid? See puudutab seda, et USA annab luureandmeid Venemaa objektide ründamiseks. Ja teate, venelasi valmistatakse ilmselgelt ideoloogiliselt halvimaks ette. Tänase päeva kõige eksentrilisem ja samas kõige ilmekam avaldus tuli Vene maailma ideoloogilt Aleksandr Duginilt, keda lääne meedia on nimetanud Venemaa presidendi mentoriks. Nii ütleski Dugin. Sõda lääneriikidega pole lihtsalt tõenäoline, vaid peaaegu vältimatu. Ja selle muutumine tuumasõjaks on väga tõenäoline. Edasi tema tsitaat. Vene suurlinnad, kus on koondunud kogu elu, kogu tööstus ja kogu majandus, muutuvad täppislöökide jaoks ihaldusväärseks sihtmärgiks. Seetõttu on vaja linnadest, eriti suurlinnadest, inimeste kohest ja massilist ümberasustamist. Edasi tuleb juba täiesti sürrealistlik väide. Dugini sõnul, inimesed, kellel on oma maa, tsitaat, sünnitavad võrreldamatult rohkem lapsi kui linnades. Seetõttu, tema loogika järgi, tuleb vene naised kiiresti viia suurlinnadest maale, et neid seal viljastataks ja nad sünnitaksid rohkem ivane tulevase sõja jaoks. Kas te mõistate, milleks see Venemaa on muutunud? Ta ütleb otse välja. Kuulake, Vene ivanid surevad sõjas nagu kärbsed. Tulevasteks sõdadeks on vaja uusi Vene ivaneid. Seetõttu võtame emased, naised, viime nad küladesse. Las nad seal viljastatakse ja sünnitavad, sest statistika näitab, et seal sünnitatakse paremini. Seda ei mõtle mina välja, seda ütleb Dugin. Järgmine tema tsitaat. Suuri linnu ei jää, ei Moskvat, ei Peterburi, ei Ekaterinburgi. Inimesed lähevad maale rahulikult elama. Ja kõrged kõrghooned võib anda farmideks, näiteks Bitcoini kaevandamiseks. Seal elagu arvutid, elagu robotid.
Kui te arvate, et asi piirdub sellega, siis ei. Varem kutsus seesama Dugin üles suhtuma jõustruktuuride töötajatesse kui jumala saadikutesse. Ta väitis, et Venemaal jälgivad venelasi läänes välja töötatud kodumasinad, sealhulgas kohviveskid ja isegi pistikupesad. Ja pärast Orešniku raketirünnakuid Ukraina pihta kutsus ta kõiki kiiresti laskma end ristida, kuna maailma lõpp on peagi käes. Veelgi enam. 2026 aasta märtsis kutsus ta üles tugevdama riikliku kontrolli inimeste üle ning inimestel endil soovitas ta oma kannatusi vältimatutena aktsepteerida. Edasi tema tsitaat. Meie venelased oleme alati ajaloos kannatanud. Selline on meie saatus. Me oleme suur rahvas ja kui kellegagi teist on käitutud ebaõiglaselt, siis on see vaid alandlikkuseks ja auks. Tähendab, saate aru, ta ütleb, kuulge, jah, kedagi mobiliseeritakse, kedagi saadetakse, visatakse sõtta, aga venelased kõik teenivad Putini huve. Õiglane? Ei, ebaõiglane. Aga kuulge, selline on meie saatus. Peame kannatama ja tegutsema tsaari hüvanguks. Veelgi enam, juulis pakkus seesama Dugin välja, et rindele tuleks mobiliseerida rahulikult elavad moskvalased patriarši Brudõ piirkonnast, võrreldes neid sipelgatega. Ja ta väitis, et Venemaa peab püha rahvasõda läänega, mis võib lõppeda inimkonna lõpuga. Aga praegu, nagu te aru saate, on see vaid retoorika. Kõige hullem on aga hoopis mujal. Selle metsiku ideoloogia tagajärjed on juba maa peal näha. Sergei Lavrovi ähvarduste taustal plahvatas Euroopas 2 sõjatehast, mis olid seotud Ukrainaga. Eriti Itaalias toimus plahvatus tehases KNDS Ammo Italy. See ettevõte kuulub Prantsuse-Saksa kaitsetööstuse kontserni KNDS, mis tarnib Ukrainale sadu lahingusüsteeme, sealhulgas Leopard 1 ja Leopard 2 tanke, iseliikuvaid haubitsaid Caesar, PCH 2000 haubitsaid, soomusmasinaid, AMX-10 RC, Gepard õhutõrjekahureid ja nii edasi. Tehas Rooma lähedal toodab muu hulgas keskmise ja suure kaliibriga laskemoona maa- ja mereväele. Ja nüüd Itaalia agentuuri ANSA andmetel toimus plahvatus püssirohu pressimise Tšehhis ning plahvatuse põhjus ei ole veel kindlaks tehtud. Aga asi on selles, et see on juba teine sarnane juhtum 3 päeva jooksul. Veidi varem, 10. augustil puhkes tulekahju ettevõtte EMCO territooriumil Belitsa küla lähedal Bulgaarias. See on ettevõte, mis on alates 2014 aastast tarninud Ukrainale mürske ja relvastust. Tuli levis väidetavalt juhuslikult süttinud veoautolt laskemoona laole, mille järel algas detoneerimine. Ja siin on vaja ajaloolist konteksti, mis tõstab nende plahvatuste puhul kahtluse taset märkimisväärselt. Bulgaaria võimud on varengi uurinud terve rea plahvatusi kaitsetööstuse objektidel. Loetleme need üles. 2011 aastal toimus plahvatus Lovni-Doli laos. 2015 aastal Igalovo ladudes. 2020 aastal Mõgliže objektis. 2021 aastal teatas prokuratuur, et nendele juhtumitele võivad olla seotud 6 Venemaa kodanikku. Samuti uuriti 2 varasemat plahvatust EMCO ladudes Karnapati lähedal juba pärast täiemahulise sõja algust. See oli 31. juulil 2022 ja 25. juunil 2023. See tähendab, et Venemaa korraldab süstemaatiliselt sabotaaže plahvatustega just nendes tehastes, mis tarnivad relvi ja laskemoona Ukrainale. See sobitub täielikult sellesse strateegiasse, mille Putin oma eriteenistustele välja joonistas. Et proovime NATO-t ja EL-i seespoolt kõigutada ja püüame neid seespoolt lagundada. Samal ajal tungis 14. augusti ööl NATO õhuruumi Läti kohale droon. Rahvuslikud relvajõud teatasid ohust kohe 4 Venemaa ja Valgevenega piirnevas piirkonnas. NATO saatis hävitajad õhku drooni tõrjuma. Liitlasriikide hävitajad tulistasid selle drooni edukalt alla. On ka märkimisväärne, et droon ilmus Läti kohale samal ajal, kui toimus ulatuslik rünnak Venemaa Leningradi oblastile, mille kohal kohaliku kuberneri Drozdenko sõnul tulistati samal ööl alla 54 Ukraina drooni. Aga see pole esimene selline juhtum, sest NATO hävitajad tulistasid drooni alla Läti kohal 8. juunil,
ning 19. mail tulistasid NATO hävitajad trooni alla Eesti kohal. Ja nüüd nimetas NATO peasekretär Mark Rutte alliansi reaktsiooni sellistele juhtumitele rahulikuks, otsustavaks ja proportsionaalseks. Ja viimane, kuid ilmselt kõige kõnekam muutus eurooplaste retoorikas on tuumadiskussioon Rootsis. Pärast teist maailmasõda võttis Rootsi, mis oli alates 19. sajandi alguses säilitanud neutraalsuse, äkitselt vastu tuumaprogrammi, mis nägi ette tuumaelektrijaamade ehitamise, mis vajadusel suudaksid toota ka pommide jaoks kütust. Kuid programm lõpetati juba 1968 aastal. Ning hiljem sai Rootsist üks maailma juhtivaid riike tuumarelvadest täieliku loobumise liikumises. Kuid pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse 2022 aastal ja pidevaid tuumaähvardusi Moskva poolt kõik muutus. Ja Rootsi mitte ainult ei astunud NATOsse 2024 aastal, loobudes sellest samast neutraalsusest, vaid nüüd arutavad poliitikud ka võimalust saada tuumakaitset Venemaa agressiooni vastu. Rootsi peaminister Ulf Kristersson ütles, et ta kardab väga, et demokraatlikud riigid võivad loobuda oma tuumarelvast. Samal ajal kui diktatuurid vastupidi hoiavad selle alles. Järgneb tsitaat. Kas te arvate, et oleks parem, kui Venemaa jääks meie piirkonnas ainsana tuumarelvaga? See ei muuda maailma turvalisemaks. Ja vaid 10. eest positsioneeris Rootsi end humanitaar-superriigina, esinedes ÜROs tuumarelvade täieliku keelustamise poolt. Kuid sellest ajast alates on ta keeldunud sama keeldu ratifitseerimast ning käesoleva aasta kevadel sõlmis ta juba Prantsusmaaga kokkuleppe koostööks tuumaheidutuse vallas. Kaitseminister Paul Jonson ütles, et tuumarelvade paigutamise plaane Rootsi territooriumile praegu muidugi veel ei ole. Aga sõja korral peab valitsus kaaluma kõiki võimalusi, mis võiksid Rootsi ellujäämist tagada. Ja veelgi enam. Parlamendi suuruselt teise erakonna juht Jimmy Åkesson Rootsi demokraatide parteist läks veelgi kaugemale ja kutsus üles taaselustama tuumaprogrammi ning mõtlema omaenda tuumapommi loomisele. Selle aasta veebruaris nimetas Rootsi sõjaväeluure ja julgeolekuteenistuse iga-aastane aruanne just Venemaad riigi peamiseks sõjaliseks ohuks, märkides, et Moskva üha riskantsem käitumine võib põhjustada ohtliku eskalatsiooni. Samal ajal tuleb märkida, et tuumarelvade avalik toetus Rootsis endas ei ole praegu kõrge. Novuse selle aasta alguses tehtud küsitluse kohaselt ainult umbes 17% rootslastest toetab omaenda tuumarelvade arendamist. 68% oli selle vastu. Suurem on toetus liitlaste relvade paigutamise ideele Rootsi territooriumile. Siin on 41% poolt ja 55% vastu. Ülejäänud ei ole seisukohta võtnud. Aga asi on selles, et need metsistunud venelased on juba kõigile nii ära tüüdanud, et nad sunnivad isegi kõige neutraalsemat Euroopa riiki mõtlema tuumarelva loomisele, et end nende samade metsikute venelaste eest kaitsta. See tähendab, et see on üks metslaste hõim, mis asub Ukrainast põhja pool. See ajab tõesti juba kogu Euroopat närvi. Venelased on muidugi selle üle uhked, ehk siis metslased on uhked selle üle, et kogu tsiviliseeritud maailm ütleb, issand, tuleb kuidagi nende metslaste eest end eraldada. Mulle öeldakse, näed, kardavad meid. Nägid! Ma tean, et osa venelasi vaatab ikkagi minu saateid, aga teadke, parem on, kui teie üle ollakse uhked kui see, et teid kardetakse. Siia panen 3 punkti, kirjutage oma arvamusi ja järeldused selle video kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head!